Tervist, mina olen Liisi Tamm. Olen persoonibrändi agentuuri asutaja, persoonibränd.ee portaali peakirjutaja, toimetaja ning persoonibrändi konsultant. Ja kui ma selle ametinimetuse juba mõned aastad tagasi sisse viisin, siis oli see hea küsimus, mida siis üks persoonibrändi nõustaja tegelikult tegema peab. Ja olgem ausad, see sisu on aja jooksul kindlasti muutunud. Kui ma alustasin, siis tihtipeale see tähendas seda, et ma võtsin ühe inimese, kes oli siis huvitatud kuidagi oma ettevõttega, iseendaga rohkem nähtaval olemisest. Ja me vaatasime tihtipeale sellist liftikõne, et mida ja kuidas ta ennast esitleda saaks, kuidas võib-olla oma ettevõtted paremini teisteni viia. Ja see oli hästi selline liftikõne tasandil, et mis on minu sõnum, kuidas ma seda edasi annan ja siis sellise teksti koostamine. Ja mis juhtuma hakkas, oli see, et iga kliendiga ma vaatasin, et tegelikult see teksti kirjutamine ei ole väga lihtne. Eks kui sa ise endale peale mõtled, et kui ma küsiks sult praegu, et tervist, mis su nimi on ja kes sa oled, siis tulevad väga mitmed mõtted peale. Esimene on lihtsalt ametinimetus, võib-olla on see, et ma olen naine, see, et ma olen vegan või mingisugune selline enda põhimõte, mille nimel sa igapäevaselt, mida sa järgid, tuleb esimesena. Aga kui hakata sügavamalt vaatama, siis on päris keeruline vastata sellele küsimusele. Ja kui me räägime persoonibrändi kujundamisest, siis võt see on just see küsimus, millele tuleks mõelda, mis aitaks sul inimestel luua seost sinu nime ja sellega, mis sa teed. Sellega, mida sa tahad, et teised sinu poole mis küsimustega nad sinu poole pöörduksid. Ja see on juba tulevikku vaatamine, et kui sa praegu töötad mõnele ettevõttele ja kunagi hiljem soovid kas teha karjääri kannapööret, soovid hakata ettevõtjaks, siis sa pead juba mõtlema natuke ettepoole. Et mitte rääkida sellest, mis on täna, siin ja praegu, vaid mõeldes ka sellele, et mis minu vestlusest annaks sisendi tuleviku kujundamisele. Ja see on juba palju raskem. See tähendas seda, et aasta-aastalt ma õppisin juurde selliseid psühholoogilisi oskusi aidata inimestel mõista nende enda väärtusi, mõista nende enda unistusi ja mõista ka seda, et see kõik on võimalik saavutada üldse. Sest me oleme väga kindlalt kinni oma sellest tänasest päevas ja et kui ma täna olen raamatupidaja, olen palgatööl selles XY kohas ja mulle tegelikult ei meeldi seda teha, siis eestlasena me hakkame ütlema, et ai mulle, ma teen seda, aga ega ma väga ei taha seda teha ja nii edasi. Ja see loob sellise seose, et jah, sul on see amet, aga see ei ole meeldejääv ega ka motiveeriv. Ja eelkõige siis jääb meelde neile need teemad, milleks ei taha tegelikult, et sinu poole enam pöördutakse. Ja läbi selle on siis persoonibrändi konsultandis töö ja selle strateegilise nõustamise sisu muutunud rohkem avastamaks, kes see inimene on, mis on tema pikaajalised plaanid, mille peale saaks strateegiat ehitada, mis tähendab ka seda, et me vaatamegi esimesed olulised väärtused, eesmärgid, suur visioon, mis pärandit inimene tahab siia maailma jätta ja hakkame sealt võtma sellist mõtteviisi. Ehk siis olen hiljuti hakanud kutsuma enda tööd rohkem kui mõtteviisi muutja. Sest sõna otseses mõttes inimesed hakkavad nägema, et neil on tõesti võimalus tahta palju rohkem. Tahta just seda, mida nemad tahavad, mitte seda, mis ette öeldakse kuskil meedias. Näiteks üks tavaline selline kinnisidee inimestel on, et sotsiaalmeedia on see, kus turundama peab või et influencerid on need tuleviku thing. Ja mina julgen öelda, et ei, mitte kõik eksperdid ei pea olema sotsiaalmeedias ja mitte kõik inimesed ei pea hakkama influenceriteks, et nautida elu palmi all või sellist meedias promotud startup life'i. Startupide muidugi loomine on väga tore, aga see ei sobi kõigile. Nii et sa pead teadma, mis sulle tegelikult sobib. See tähendab ka seda, et kas ettevõtja elu sobib mulle. Kas ma olen mitmekülgne ja ma soovingi kombineerida ettevõtja elu, vabakutselise elu,
töötaja nii-öelda rolli, et mis on see kombinatsioon, mis mulle sobib. Nii et ma olen psühholoog, ma olen mõtteviisi muutja, ma aitan luua strateegiaid ja lõpuks siis on see ka turunduse osa, et kui me teame oma sisu, mida me tahame, kellele me tahame seda pakkuda, siis me saame hakata turundama ja see on juba siis väga lihtne töö. See tähendab ainult natuke aja nii-öelda panemist, natuke eesmärkide seadmist, fikseerida see sisu, mida sa looma hakkad ja kuna ja kus. Juba niisugune loogiline asi. Ehk siis persoonibrändi konsultant peab olema väga hea inimeste tundja ja sina kui klient peaksid usaldama seda, et ennast ka avada. Et kui sa tuled minu juurde ja sa nii-öelda jääd sellise pealispinna peale, siis ma võin sulle ette öelda, et tihtipeale see turundus ei toimi, vähemalt mitte pikaajaliselt. Ehk siis see on minu nii-öelda enda tööfilosoofia ja ma usun, et sina peaksid ka mõtlema sellele, et mis on sinu nii-öelda sisemuses see filosoofia, millega sa oma tööd teed. Sest see kestab kauem kui ükski oskus tänapäeval. Kindlasti oled sa sellest juba kuulnud, et me tegelikult ei tea, mis tuleviku oskustest vaja on. Praegu räägitakse IT-st, tehnoloogia, et mine õpi arendamist ja igasugust nii-öelda programmeerimisega seotud oskusi on väga palju vaja. Samaaegselt räägitakse ka sellest, kui väga on vaja loovisikuid, loovat mõtlemist, meeskonnatööd, nii-öelda kastist välja mõtlemist. Ja niimoodi ongi, et tahetakse ühte, tahetakse teist. Küsimus on, mida sina tahad. Mis on sinu enda nägemus pikas perspektiivis. Ja see, miks see oluline on nii-öelda teada ühelt poolt kõiki neid trende ja tunda ka oma valdkonda ja tunda iseennast, see võimaldab sul teha oma isiklik arenguplaan. Ja arenguplaan, mis aitab sul olla kogu aeg sammuke ees, olla iseendale selline hea väljakutse esitaja, olla nii-öelda ees sellest, et kui ma aasta pärast tahan vahetada riiki, aasta pärast tahan vahetada töökohta või täiesti ametit, siis ma täna juba tean, mida oma strateegiasse panna. Ja see strateegia aitab sul luua persoonibrändi strateegiat, mis tähendab seda, et sa ei pea hakkama ennast ühel hetkel väga kiiresti müüma. Ja ma usun, et kui sa oled tugev ekspert, sul on mingi spetsiifiline valdkond, mida sa armastad, sa teed oma tööd naudinguga, siis see müümine ei ole asi, mida sa teha tahad. Ja just sellepärast ongi selline ettenägelik, pidevalt iseenda nii-öelda kaardistamine ja oma töö ja oskuste kaardistamine selle juures loomulikult ääretult oluline. Ja seda aitab üks persoonibrändi konsultant teha enne kõike, enne kui hakkame nii-öelda turundusega üldse tegema. Ja tihtipeale on see turundusega tegelemine hästi hea selline lakmustest. Sa saad, kui sa mõtled sellele, et ma pean ütlema, et ma olen selle valdkonna ekspert, mida see sinust tekitab? Paljusid kunstnikke peletab see eemale, sest ma ei ole mingi kunstnik võib-olla, sest ma ei ole käinud selles ja selles koolis või ma olen lihtsalt natukene kritseldanud midagi, et ma ei ole mingisugune kirjanik. Me võime vaielda siin, aga tihtipeale inimesed, kes tõesti on tugevad tegijad, pigem eelistavad mitte seda välja öelda. Ja see on juba omaette teema, millega tuleb toime nii-öelda tegeleda, et see persoonibränd oleks midagi, mis oleks päris sinu oma, mitte lihtsalt veebileht kuskil interneti avaruses rippumas. Ja see tagab sulle õiged kliendid, mitte need kliendid, kes vaatavad lihtsalt, ilus veebileht on ja pakub odavalt kiirelt. Seda sa ei taha ilmselt. Ja seda aitab mina teha läbi siis persoonibrändi konsultatsiooni. Ei ole see puhtalt coaching, kus ma küsin kõiki küsimusi ja sina pead leidma kõigele vastuse, aga jah, vastuseid enda kohta pead sa küll andma, sest sina oled enda ekspert kindlasti esmajärgus. Mina näen tihtipeale lihtsalt ära, kus sa kas endale ajad natuke häma või mulle ajad natuke häma.
ja sellepärast olen saanud ka päris huvitavaid tagasisidesid, et see konsultatsioon võib olla vahepeal väga aus, isegi natuke haiget tegevalt aus, aga see on just sellepärast, et me oleme tihtipeale surutud mingitesse mõtteviisidesse, kuidas asjad peaksid olema ja mina seda ei järgi. Olen ise oma elu loonud enda tingimustel ja olen valmis seda aitama ka teistel teha, kes tõesti tahavad seda. See on pikk tee, vahepeal kiirem, kui ise võid arvata, vahepeal hoopis pikem, kui arvata võid. Sest ikka nagu elus tulevad igasugused muud põnevad seigad vahele ja siis ka sellega tuleb toime tulla, et elu ei ole alati sirgjoones, et kui sa tead ettevõtja elu, et me unistame sellest, et see on sirgjoon, et läheb mõnusalt niimoodi ülesse, siis tegelikult see käib üles-alla ja me võime vahetada oma meelt, muuta mõtteid ja sellega tuleb kõigeks valmis olla. Olen juba 10 aastat seda tööd teinud, arendanud ja see on ääretult põnev valdkond. Kui sind huvitab, mida üks persoonibrändi strateegiline coaching saab sulle pakkuda, siis võta minuga ühendust ja kindlasti jälgi persoonibrand.ee-d. Seal on juba väga palju materjali sulle välja töötatud, et saaksid ise alustada. Et ei ole vaja alati minna konsultandi juurde, sest sinul endal on väga paljud vastused juba olemas. Tee need läbi, vaata mõni blogipostitus ja kui jääd toppama või kui tahad natuke kiiremini, natuke selgemalt edasi liikuda, siis kirjuta mulle. Ja kommenteeri siia alla ka, mida sina arvad, mis üks persoonibrändi nõustaja või konsultant tegema peaks, milline on sinu kogemus brändinguga üldiselt ja ütleme karjääritee kujundamisega ja räägime sellest. Pane subscribe, et see YouTube'i kanal saaks elu rohkem juurde ja jaga seda videot ka nendega, kellele võiks kasu tuua. Aitäh sulle jälgimast ja järgmise korrani!